Meie järgmine peatus on otse Eestimaa südames, nimelt Paides, kus siis mõned aastad tagasi on rajatud vanasse Ordu linnusesse mõnus vaba-aja veetmise keskus nimega Wittgensteini vaba-aja veetmise keskus. Kas ma ei eksi? Ei eksinud, kõik on õige, jah. Tõesti, et Paide Ordu linnuse Pikajärmane torni on rajatud ajakeskus Wittgenstein, kus on võimalik rännata läbi Eestimaa ajaloo, nii et ajamasin viib teid ühest ajastust teise ja te saate kogeda siis erinevate Eesti ajalooperioodide elamusi. Igal korrusel on tegelikult siis erinev aeg, on see keskkond, nagu omal ajal oli, ja inimesed saavadki siis kogeda ja olla ise selles ajastus, kus ta parajasti viibib ja tunda ennast selle ajastu inimesena. Pakume ka siis igal korrusel ajastu maitse- ja joogielamusi ja lisaks sellele on meil ka erinevad programmid, tänu millele siis muutub see ajastus olemine veelgi elamuslikumaks. Meil on iga päev on ajakeskus avatud, välja arvatud esmaspäev, teisipäev, jah, aga kella 10-6, et igaüks saab siis rännata ajas, aga lisaks sellele ettetellimisega on meil väga palju erinevaid programme väikelastele, õpilastele, täiskasvanutele, et õpilastele on elava ajaloorännakud väga populaarsed, nüüd on meil ka uusi programme väga palju ja lisaks täiskasvanutele jällegi vallatu pidu läbi Eestimaa ajaloo on üks kõige kuumem programm ja etendus meil. Ja kõik inimesed, kes siis tulevad Wittgensteini ajakeskust külastavad ning tahavad võib-olla Paidesse ka kauemaks jääda, saavad siis majutada ennast Paide Spa hotelli. Ja meil on nüüd ka ühised paketid Paide Spa hotelliga, et kuna olles valmis spa ja ujula osa, siis on meie eesmärk, et mitmeks päevaks külastajad jääksid Paidesse. Lisaks sellele ja me hakkame rajama siis uut 19. sajandi muuseumtegevuskeskust ja aastal 2020 on Paide veelgi atraktiivsem ja te saate olla siis ka 19. sajandi tegevuskeskuses, kus on väga palju erinevaid tegevusi ja kokkuvõttes Paides peab saama Kesk-Eesti üks turismi tõmbelõkse ja tõmbekeskuseid.